Kas oled kuulnud, et otsime 1000 uut püsiannetajat? Uurime telekanali juhi Helina-Diana Helmdorfi käest lähemalt. Mis osas me vajame, et vaatajad õla alla paneksid? No me tegelikult vajame ju toetusi selleks, et teha uusi saateid. See on see, mida vaatajad ootavad. Ja uued saated, eelkõige loomulikult eestikeelsed saated, mida me teeme siin koha peal, aga ka laiemalt võttes välismaiseid sarju ja filme ja kõikide nende jaoks on vaja ju finantse ja selle tõttu me oleme tõepoolest praegu otsimas aktiivselt uusi toetajaid. See toetus ei pea olema väga suur, piisab, kui tulla kaasa 15 euroga kuus. Kui palju toetajaid praegu on TV7-l? Hetkel me võime ütelda umbes, et 4% meie vaatajaskonnast keskmiselt toetab TV7. Aga selleks, et me saaksime ka tulevikus jätkuvalt uusi programme teha, me vajaksime palju rohkem ja me otsime juurde siis lisaks veel 1000. Räägime kristlikust meediast ka natuke laiemalt. Miks on kristlik meedia üldse vajalik meie ühiskonnas? No kristlik meedia on ju tegelikult see, mis tänapäeva sekulaarses ühiskonnas aitab hoida üleval sellist kristlikku arutelu, aitab toetada kristlikke väärtusi, see on hädavajalik selleks, et me oleksime siin soolaks ja valguseks, aga see on ka palju laiemalt kristlaste jaoks ju oluline, sellepärast, et me aitame seeläbi luua vaimulikku ühtsust koguduste vahel, me aitame tugevdada kristlase isiklikku vaimulikku elu ja ma usun, et me mõjume siis selliselt nii suurel platvormil koguduste üleselt, aga ka igaühe isiklikus elus tema vaimulikuks hüvanguks. Kui me räägime veel nüüd sellest 1000 inimesest, siis kuidas saab jälgida? Ütleme, et ma tahan toetada, aga ma olen ka huvitatud, kas keegi veel toetab, et kuidas saab jälgida selle 1000 inimese selle numbri täis tulemist? Ja muidugi kõik on huvitatud sellest, et kas see on realistlik plaan ja meie jälgime seda siis igakuiselt ning 7. kuupäeval igal kuul me paneme oma kodulehele ja sotsiaalmeediasse ülesse siis vastavad arvud ning me loosime ka välja iga kuu ühe uue annetaja vahel ka ühe kingituse. Nii et hea vaataja, kui sul tekkis mõte, et jah, mina panen õla alla, siis nagu Helina ütles, üks inimene 15 eurot kuus, see on juba suur abi meile. Ja täname siinkohal ka kõiki püsiannetajaid.